Õnneks on nii rõõme kui ka muresid. Tallinna linna üldiselt leevendatakse eriolukorra piiranguid samm-sammult. See tähendab seda, et rohkem inimesi on tulnud parkidesse ja veekogude äärde. Sel nädalal avasime kõik Kristiine mängu- ja spordiväljakud ja koerte jalutusplatsid ja see on toonud ka kaasa muresid. Paljud inimesed tulevad meie armastatud Löövenuru parki ja toidavad siin linde. Kutsume üles kõiki inimesi mitte toitma parte ja linde, sest tuleb meeles pidada, et sai ja vahvlid ja muu selline ei ole lindudele sobiv toit. See teeb neile vastupidi halba, tekitab tervisehäireid ja nad saavad tervisekahjustuse sellest, nii et me kutsume kõiki inimesi üles mitte veekogude juures linna sees toitma linde. Toitu lindudel on piisavalt. Kui inimesed märkavad linnaruumis probleeme või märkavad lindu, kes vajab abi, siis palume sellest teada anda telefoninumbril 1313 ja sellega juba tegelevad spetsialistid, aga lindude saiaga toitmine ei ole lubatud. Mõnda aega kehtinud piirangud tähendas seda, et inimesed tahtsid juba välja tulla, ilmad on olnud ilusad. Me kõik mänguväljakud puhastasime korralikult, desinfitseerisime, pesime nad üle survevesuga ja samm-sammult avasime just need mänguväljakud, mis olid puhtad ja mis olid turvalised kasutamiseks. Inimesi on tulnud mängu- ja spordiväljakutele päris palju, aga siinkohal panen inimestele südamele, et tuleb jätkuvalt järgida 2+2 nõuet, tuleb hoida sotsiaalset distantsi, võimalusel kanda kindaid ja pesta käsi. Need on põhimõtted, millest lähtuda. Kui me nendest kinni hoiame, siis oleme kõik terved. Kuigi mänguväljakud on avatud, siis jätkuvalt tasub olla ettevaatlik ja pigem teha samm rohkem kui vähem.